tere! Tänane eesti keele õppematerjal pärineb uudistekanalist CNN. Ei ole kellegi ärritamiseks, küll aga on ilusti tasemel C1. See on niisugune tase, mida tegelikult paljud eestlased ka ei valda. Igatahes meie saame hakkama selle teksti puhul niisugune. Me saame hakkama 3 asjaga. Esiteks me tõlgime. Florida has officially become the first state jada. Me tõlgime, kuna me aja kokkuhoiu mõttes kasutame tõlkerobotit, kes kasutab Google Translate'i, kes kasutab GPT'd. On ka üks päris tore tekstide tõlkimise moodus. Saata nad näiteks iseendale Gmail kirjaga. Kui sa saadad ingliskeelse või venekeelse või mis iganes keelse teksti, siis seesama sinu postkast pakub ka võimalust, et sa saad mängeldes tõlkida eesti keelde. Kuna teil siin on vastas eesti keele õpetaja, siis toimetamine on lihtne. Me teeme selle koos ära. Ja ühtlasi kirjutad sina, ruumi on palju, kirjutad sina oma teadmistest geoinseneeringu ja loodusega manipuleerimise kohta. Oleks tore, kui sa kirjutaksid sinna siis ka, kust kohast sa oma teabe ammutad. Missugused kanalid, mida usaldad. Internetis on võimalik leida mida iganes. Meie teksti pealkiri Florida keelustas triibutamise, ehk siis jutuks on lennukitest lihtsalt niisama maha jäävad vöödid taevas. Mõnel päeval nagu trips-traps-trull, mõnel päeval mängivad lennukid suisa lausa ringmängu. Kui sa guugeldad geoinseneeringut, kui sa guugeldad pilvede tegemist, siis sa saad kohe homme endale osta koju masina, millega teha pilvi. Kuivõrd Dubais on vähe vihma, rahval on rohkesti raha käes, siis on seal mindud nii mõnelgi korral liiale selle naudinguga, et sinust olenevad pilved, sinust oleneb vihm ja on saavutatud meeletud rahetormid Dubais kogu raha eest. Internetis on leitavad patendid, mitukümmend patenti nende samade triibukoostis osade, keemiliste ühendite kohta on patendid pulverisaatorite kohta. On intervjuud nende pilootidega, kes on seda tööd teinud. Eriti siis, kui nad lähevad erru, siis nad võtavad rääkida, mida nad on teinud. Mis sinu elutöö oli, isakene? Triipe tõmbasin. Nii on. Niisiis. Mina ei jaga kallutatud infot, mina jagan CNN-i uudist. Floridas sai ametlikult esimene osariik, mis keelab Siin on nüüd meil tõlgitud ilma
muutmise, aga see ilma on pigem kerge alatooniga without, bez, või siis on ta tüdruku nimi. Seda enam, et me muudame ja räägimegi sellest ilmastikku. Lisame natukene silpe ja sõna saab korda. Ilmastiku muutmise ja geoinseneerluse. Igal juhul on see geoinseneerimine 2 e-ga. Miks robot arvas, et ta on eesti keele sõnamoodi sõnast insener? Meie kasutame 2 e-ga varianti. Torpedeerimine, inseneerimine, genereerimine, niisiis geoinseneerluse 2 e-ga. 2025. Mul on väga hea meel, et on järgarvud tekstis, sest järgarvud, eriti käänetes, on C1 tasemel eesti keele omandamisel. Mis pähkel! Igal juhul me kasutame nende vormide moodustamiseks omastavat käänet, partitiivi. Me teeme omastava käändega kõik teised käänded. Me teeme omastava käändega järgarvud. Me teeme 1000 imet, ilma triiputeta. 2025. aastal võtsid seadusandjad vastu senati seaduseelnõu. Inglis keeles ei tavatseta sellele 56 numbrit ette panna. Meie võime öelda kas siis täissõnaga välja number või ütleme lühendina NR, väikesed tähed ilma punktita. Seaduseelnõu NR number 56, mida tuntakse geoinseneerluse 2 e-ga ja võib vabalt öelda ka geoinseneeringu. Nüüd me ei ütleks isegi mitte ilmastikku, et ei korduks liiga lähestikku tekstis samad sõnad, siis me kasutame sõna kliima. Kliima ongi ilmastik eesti keeles. Niisiis, kliima muutmise, kusjuures me kirjutame selle eelistatavalt lausa kokku. Kliima muutmise seadusena. Seadus keelab mis tahes kokku, kindlasti kokku, mis tahes kemikaali või aine tahtliku süstimise, vabastamise, see on siis kas lennuki tagumikust, pilvemasina kahurist, pulverisaatorist. Deodorandid muuseas on ka äärmuslikke rohelisi hakanud ärritama, mitte ainult meie nahka. Nii et vabastamise või hajutamise atmosfääri. Nüüd te näete selle liitlause järgmine osa algab sõnaga, mille eesmärk on, meil peab kindlasti järgnema liitlause teine osa sõnale, mida ta laiendab. Mille? Me ei pea ju selles tekstis silmas atmosfääri, mille eesmärk. Me saame selle lause päris lihtsa nipiga korda, eks ju. Ja nimelt sedasi. Hajutamise atmosfääri eesmärgiga muuta. Niisiis, millet ei ole, onni ka ei ole, kuigi see on eesti keele tõutunnus, et tavaliselt meil see on, erinevalt slaavi keeltest, on. Niisiis,
hajutamine atmosfääri eesmärgiga muuta ilma, kliimat, päikesevalguse intensiivsust või temperatuuri kõikjal Florida piirides. Nii kaunis. Oleme siin täheldanud Eestis ja kõikjal planeedil, et piisab sellest, et on imeilus ilm. Pruugib olla pilvitu päikeseline taevas ja saabuvad kümned triipelloovad lennukid. Ja see on kondents. Nad teevad seda tunde, nad teevad enese lõbustamiseks trips-traps-trulli ruudustikku, nad teevad ringe ja spiraale. Ja järgmisel päeval üllatus, üllatus, on soovitud eesmärk tekk meile peale tõmmatud. Alates 1. oktoobrist 2025 peavad kõik riigile kuuluvad lennujaamad esitama Florida transpordiministeeriumile ja me kasutame käänet igakuised aruanded. Kui me ütleme nimetavas käändes igakuised aruanded, siis on tehtud. See on umbes seesama erinevus, mis on vene keeles совершенный ja несовершенный viid. Ühel juhul on asi sellega tehtud. Teisel juhul oleme protsessis. Igakuised aruanded tehtud. Järgmisel kuul järgmine tehtud, milles avalikustatakse igasuguse ilma muutmiseks. Kindlasti kirjutame kokku, sest vaadake, kui me jätame selle lahku, siis on tulemuseks väga veider kombinatsioon igasuguse ilma muutmiseks. See ei lähe siis mitte. Ilma muutmiseks üks sõna, kasutatava tehnoloogiaga varustatud õhusõidukite olemasolu. Lennujaamad, mis seda nõuet ei täida, võivad riskida riiklikku. Nüüd on meil kõrvuti kaks sõna, mis on ühesuguses pisut lohisevas vormis. Rahastamise, kaotamise, asi lihtne, riikliku rahastuse kaotamisega. Korras. Selle seaduse rikkumine toob kaasa ja me ütleme taas nimetavas käändes, me ei peenutse siin osastava käändega, mida tema kaasa toob, vaid ütleme tõsised karistused. Korras keeleliselt. Rikkujaid võidakse süüdistada. Nüüd on sõnade järjekord, mitte Eesti. 3. astme raskes. Keeletundlik inimene tajub, et siin on midagi, mitte lausa valesti, aga ta on mõne võrra paigast ära. Me tõstame selle raske ettepoole, siis saab väga hea. Sisu mitte, vorm küll. Nii, siis süüdistada raskes 3. astme kuriteos. Ja me lisame nüüd pärast koma veel paar sõna, neile võib määrata. Muidu algab see liitlause järgmine osa väga kummaliselt ei kuskilt. Rikkujad oli meil esimeses liitlause pooles, liitlause järgmises osas ütlemegi, neile võib määrata kuni $100,000 suuruseid trahve ja isegi kuni 5 aastat vangistust. Suuruseid trahve originaalis on ka mitmuses, tahaks kangesti küll öelda ainsuses kuni $100,000 suuruse trahvi, aga olgu siis mitmuses. Seadus loob ka süsteemi, mille abil saab avalikkus teada kahtlustatavatest
ei ole siinkohal kõige parem valik. Valikus on meil ka oletatavatest, siis on meil tõenäolistest ja minu meelest kõige parem eestikeelne versioon siin on oletatavatest. Järgmise sõna kirjutame jälle kokku. Oletatavatest ilmastiku muutmise üks sõna tegevustest, mille uurimise eest vastutab Florida Keskkonnakaitseamet. Meie kõigi lemmik siin Eestis ka. Kuigi toetajad näevad seadust sammuna kodanike kaitsmise suunas reguleerimata atmosfääri katsete eest, teame küll, et nii-öelda teaduslikul eesmärgil koordineerib seesuguseid üritusi HAARP asukohaga Alaskal, mis paari päeva eest reaalselt ära uppus. Nii, siis toetajad näevad kaitsmist. Lause pikk ja väga uudistepärane, keeruliselt jälgitav, aga siin ei ole midagi valesti. Väidavad kriitikud, et see vastab pigem alusetutele hirmudele. Teate, mis teeme? Seadus ei vasta alusetutele hirmudele. Seadus on pigem kooskõlas alusetute hirmudega. Üllatav on, et uudisteagentuur on oma uudise nuppu pannud hinnangulise pooli valiva suhtumise. Neile maksti. Selline vandenõuteooria. Niisiis on kooskõlas alusetute hirmudega. Nüüd niinimetatud keemiliste jälgede tõlkimisega on robot hätta jäänud. Eesti keeles algavad jutumärgid alt ja teiseks keemilised jäljed. Keemilised on 2 e-ga. Chemtrail. Niinimetatud keemiliste jälgede kui teaduslike tõendite ees. No nii. Mis meil selle lause tagumise osaga on? Alusetud hirmud teaduslike tõendite ees. Tõenäoliselt peetakse silmas, et inimestel on hirm nende jälgede ees, mis jäävad taevasse seoses teadusliku tööga. Minu ema elab Floridas. Ma olen piiritult rõõmus, et minu eaka emme taevas on edaspidi triipudeta ironiseerimise, hinnangute andmise asemel. Ma tahaksin, et ka meil oleks triipudeta rahulik inimesi ja kõike elavat siin meie armsal Eestimaal hoidev, toetav teadlaskond, keda võtab kuulda valitsus. Äkki me saaksime tagasi sellise triipudeta taeva, mis ei tekita erinevaid teooriaid ja vaidlemisi, üksteise üle naermisi, pruuniks tõmbavaid taimi. Ma mäletan, milline oli taevas mu lapsepõlves.
ma tean, missugused on olnud pilved nii olnud aegade maalidel kui päris tegelikus reaalias. nii väga tahaks kogeda seda nostalgilist, seda puhast, seda mürgiseid vihmasid põhjustamatut, nüüd sai küll keeruline nagu CNN, seda mitte mürgist taevast. me ei soovi ju, et sajab pomme, me ei soovi, et sajab keemiat. palun meie lastele, lapselastele, tulevastele põlvedele võimalikult puhast koduplaneeti. seda ei ole ju nii palju tahetud. see on nagu peaaegu muidu saadud. Kalli.